nägite, siis ma olen veidikene tõbine, tegin sinna auru ja määrisin oma võrbad ära mingi, mis on kuldtähekreem, et see aitab mul alati väga hästi. Alles Kaspar oli nõhus ja nüüd sain mina selle temalt. Ei ole koroona, see on lihtsalt mingi kevadine värk. Tegelikult ma arvan, ma isegi võib-olla külmetasin lihtsalt ära ennast õues, et käisin hõlmad lahti ringi ja siis sellest ilmselt külmetasin. Aga ma reaalselt näen välja, nagu ma oleksin nutnud, tervelt tegin auru ja siis see nagu lööb näo selliseks, nagu ma oleks nutnud. Enesus selles mõttes on üsnagi normaalne, et ainult siuke nohukene on ja natukene see läbi võtab, aga ma ravin ennast korralikult, nii et küll saab terveks. Esiteks ka muidugi tere tulemast tagasi mu kanalile, ma unustasin seda öelda. Ma mõtlesin, et ma võtan teid täna ja homme siis ka kaasa endal kooli ja üldse täna on mul töö ka, et põgusalt siis sinna ka, aga põhiline fookus tänasel videol on siis see, et ma näitan teile, milline näeb välja ajakirjandus tudengi ülikooli päevadel või ülikooli nädalal siis 2 päeva. Et esmaspäev, teisipäev on nüüdseks juba möödas, nendel päevadel midagi erilist me ei teinud. Täna tuleb meil teletootmisloeng, kuhu ma teid kaasa võtan ja homme on meil taas fotograafia loeng. Vot nii. Aga nüüd ma hakkan endale tegema putru, nagu ikka hommikuti teen putru. Aga lisaks on mul tegelikult veel vaja teha see nädal ära paar kodutööd. Esiteks on meil vaja selleks reedeks juba on meil vaja teha eesti keelestus kodutöö ära. Ma ei ole väga süvenenud, mis see on, aga midagi sealt on vaja teha. Ja siis on meil vaja teha veel ka uurimismeetodite loengust on vaja ka üks asi ära teha, kus me peame analüüsima mingit uurimust. Ja siis on mul vaja fotograafias ka veel teha. Fotograafias meil on vaja teha mingisugune pildijutustus siis. Ja nagu me peame tegema, meil on mitu ülesannet, aga üks on meil sügavusülesanne, kus me peame nagu pildistama erinevat moodi siis mingit kujutist. Ja siis on meil vaja teha ka kompositsiooni ülesanne. Mida pilti nagu. Igatahes kus me peame kasutama siis seda kolmandikreeglit ja mis ma peangi mõtlema, kas ma seda venda ei saa pildistada, sest õpetajale väga ei meeldi, kui ma kassi pildistaks. Aga seda venda ma ka ei saaks pildistada. Aga ma pean mõtlema natukene, keda ma pildistan, mida ma pildistan, saaks küll neid pildistada. See on hetkel minu parim sõber. Oi, ja temaga. Tšau. Hetkel loen ma siis sellist raamatut. See on minu arust väga huvitav, väga põnev. Siin on väga palju kasulikku infot, mis on pannud mind päris palju mõtlema. Näiteks aju kohta. Näiteks siin raamatus just rääkis, et enamus inimesi ei kasuta oma kopsu ära maksimaalselt, et kasutatakse ainult osaliselt, ei hingata väga sügavalt, et ainult pindmiselt. Ja kui inimesed seda teevad pidevalt, ei hinga õigesti, siis tegelikult tekivadki inimestel stress ja paanikahoog, ärevushood ja siin ongi näiteks kirjeldatud ka, et mis on nagu nii-öelda sümptom, et see ei hinga õigesti, on näiteks see, kui sul on õlad ja kael pidevalt pinges ja see on reaalselt mina, ehk siis ka mina ei hinga õigesti, et seda tuleb hakata nagu
kontrollima, et sügavamalt hingata ja kogu see kopsumaht ilusti ära kasutada. Väga huvitav. Plaanida muudatus, kuna mul on ikkagi suhteliselt kõva nohu, siis ma ei hakka täna kooli ennast vedama. Ma ravin ennast või olen siis rahulikult ja õhtul ma panin kuni veel tööle minema. See on ainult paariks tunniks, nii et pole üldse nagu väga hull. Õues on õnneks täna mega ilus soe ilm, et pole väga ka karta, et ma saaksin õuest mingi uuesti külma. Tuleb lihtsalt normaalselt ennast riidesse panna ja nii ongi. Aga ma pean meeles hoidma, et ma ei tohi hakata higistama. Sellepärast ma vist ei olegi siin YouTube'is rääkinud, aga ma käisin üleeile siis kosmeetiku juures, sest et mul läks selja peal akna päris hulluks. Ja siis ma lasin tal selle selja korda teha, punikesed siis ära pigistada, aga kuna mul selg oli üsnagi põletikuline, siis ta pani mulle siia ühte, mis see oligi, hapet pani mulle selja peale, et ma ei tohi 72 tundi trenni teha. Õnneks ma siis esmaspäeva hommikul juba enne kosmeetikut käisin trennis ära, et mul jäävad siis ainult eilne ja tänane trenn vahele, ehk siis ainult 2 trenni see nädal, 5 korda saan ikka käia. Nii et jah, aga ma pean meeles hoidma, et ma ei tohi higistuma hakata, et tavaliselt kui see külmetus on, siis sa ju riietad ennast ülipaksult. Aga nüüd ma lähen teen oma kodutöid edasi, mis mul on vaja ära esitada. Kell on juba 14:41, mina hakkan tööle ennast säkkima ja enne ma just õppisin seda eesti keele kodutööd või tegin seda eesti keele kodutööd just, millest ma enne rääkisin. Natukene sõin ja chillisin, aga nüüd lähme tööle. Ja nüüd on küsimus selles, mida ma endale täna selga panen, sest et ma tahtsin panna seda bluusi, mis on meil õhtusaate bluus. See on ju. Nii, aga mis on selle probleem? See on musta värvi ja mul on valge makskarvane kass kodus. Ja meil on karvarullid otsas või meil on üks rull, mis nagu, kus sa ei saa, mis on nagu taaskasutada, mida siis pesed vee all. Aga see ei võta kõiki nüüd karva ära, mis mul siin peal on. Ehk siis, mis ma teen? Ma pean mõtlema, ma pean nüüd kaaluma kõik variandid üle. Nii, ma nüüd ilusti kenasti autos sõidan töö poole, panin ikkagi selle sama õhtupluusi, kuidagi sain selle enam-vähem kõrvadest lahti rullitud, mul lihtsalt ei olnud mitte midagi selga panna, nagu ikka. Aga kell on juba 15:39, ehk siis 20 mintsa pärast tegelikult hakkab töö. Aga reaalselt nagu, mis toimub, miks viimased päevad on just siis, kui soojaks läks, on Järvevana teel sellisel kellaajal, kus inimestel veel töö käib. On ummikud nagu what? Reaalselt pole küll sükst ummikut nagu mingi 9 aeg hommikul, aga ummikud ikkagi nagu mida pekki reaalselt. Võib-olla lihtsalt asi sellest kõik ennast kui endale autot saanud. Ma ei tea, ma ei kujuta ette. Igatahes kahtlane värk. Aga mul on nüüd tervis juba palju paremaks läinud. Väga üllatuslikult tavaliselt nohu kestab mul palju kauem. Aga mul on veits kahju sellest, et ma tahtsin teile tegelikult näidata ju nagu 2 päeva nagu üliõpilasena, aga need on lihtsalt olnud nüüd 2 või tänane päev ja homne on ka veel ees, aga tänane päev on nüüd lihtsalt 1 päev minuga. Ehk siis ma pean nüüd mõtlema, mis ma selle video pealkirjaks panen.
on tehtud ja nüüd on aeg koju liikuda. Jõudsin tagasi autosse ja teate mida? Mul tuli šuke pitsa isu peale, kui ma nägin Foodishi Instas postitus selle kohta, et kõik külmutatud pitsad ei olegi halvad, vaid on ülipalju ka nagu normaalsete koostisosadega külmutatud pitsasi. Kui palju ma ise viitsin pitsat teha, mitte väga õnja. Ehk siis mul tuli külmutatud pitsaisu ja ma ostsin siukse suure kanajuustu pitsa ja ma tean, et Kaspar küll täna tegi mingit ahjurooga, aga samas mul on siuke pitsaisu, et ma nüüd ei teagi, kas me sööme seda täna või me sööme seda homme, aga igatahes selline pitsa oli Foodishi poolt heaks kiidetud, nii et täna või homme me selle ära teeme ja ma annan teile tagasisidet, kui hea see oli, aga mulle küll tundub, et siin on üsnagi head koostisosad, kui Foodish juba heaks kiidab, siis kindlasti on ka. Ja ma vaatasin, et esiteks see annab palju kaloreid, nagu nii palju, kui arvata võiks. Et 100 grammis on 195 kalorit ja arvestades siin on 355 grammi sees ja me sööme 2 peale selle ära, siis tegelikult tuli üldse palju kokku. Ja kui te ei tea, mis see Foodish on, siis Foodish on põhimõtteliselt Instas ja Facebookis siuke leht, mis käib ja vaatab poodides lihtsalt kõik mingisugused erinevad toiduained üle, näiteks võttiski külmutatud pitsad ja vaatab, et ega see pitsa ei sisaldaks mingeid kahjulikke aineid. Siis nad teevad pildi sellest tootest, panevad oma Instagrami üles ja kirjutavad sinna juurde, et kas seda on hea siis süüa või ei ole. Kui ei ole hea, siis ju siis see sisaldab mingit ainet, mis on selle kahjulik. Ja kui on hea, siis ta ei sisalda mingit ainet, mis sulle kahjulik peaks olema. Voti, aga nüüd lähme koju ja ega ma vist täna rohkem ei filmigi, kui ma just juhuslikult seda pitsat ei hakka sööma. Nii et näeme homme. Tere hommikust, käes on juba neljapäeva hommik. Kell on natukene 9 läbi ja enne kui ma kooli hakkan täna minema, siis ma teen veel eesti keele tööd edasi, mida ma eile alustasin. Me pidime seal tegema siis ühest artiklist kokkuvõtte ja nüüd ma pean tegema sellele ka väikese esitluse, mis ma salvestan ette ja siis saadan õppejõule. Ja see peab sükest lühike olema, nii et ma hakkan nüüd sellega tegema. Kohvi ja sain selle eesti keele tööga tehtud lõpuks ometi ja nüüd ma teen veel ühe kodutöö ära ja siis mul on selle tegemise jaoks aega 35 minutit ehk siis tempo ja siis ma pean hakkama juba kooli ennast sättima, et minna fotograafia loengusse. Ja kuidas ilusid pilti teha. Ja sain olla isa modell teistele, teised said olla mulle modellid, tegime siukest praktilisemat poolt täna. Ja nii tore oli. Kahju, et viimane loeng oli täna sealt. Ja nüüd ma jalutangi vaikselt koju. Ja siis meil on õhtul date night Kaspariga. See pitsa oli minu arust väga hea ja teinekordki kindlasti ostan seda. Aga tänane päev on nüüd juba lõpule jõudnud ja me lähme nüüd Kakumäele piknikule ja selline oligi meie mini-vlogikene seekord, mis võib-olla isegi pikkuse poolest ei tulegi nii mini.
aga igatahes ma loodan, et sa said siit videost rohkem aimu, mida minu siis tudengipäevad enam-vähem endast kujutavad. Ma saan aru, et väga palju sellest filmida ei jõudnud, sest et mul oli nohu ka eile vahel, on ju. Aga midagi ikka saite aimu ja jah, ega siis midagi, eks näeme jälle järgmisel pühapäeval. Ja kui sa oled mu videot veel tellinud, siis vajutasin all subscribe'i või telli nuppu ja kui sulle see video meeldis ja sa tahaksid veel sellised vlogi näha, kus ma näitan kaadritaguseid oma tudengielust, siis vajuta sellele videole like ja võid mind ka Instas followda, et Ketteradele. Kui te tahate mingit mõnusat randa, kus pikniku teha, siis Kakumäe rand on selleks kõige mõnusam koht. Siin on nii mõnus ja nii rahulik.